Täna on pühapäev, homme tuleb sol. Kodu on väga sassis. Ma teen kiire timelapse video, millest te võib-olla saate isegi inspiratsiooni, et koristada. Ärme raiska rohkem aega, alustame. Ma loodan, et teil minust juba kõrini ei ole, sest et ma otsustasin, et ma teen siia videole voiceoveriga, sest et ilma voiceoverita see ausalt öeldes tundus natukene igav. Mulle tegelikult hetkel tundub päris hea variant see, et ma saan lihtsalt rääkida ja rääkida ja rääkida, ilma et keegi mulle vahele segaks ja lava on minu. Ja kui keegi mind ei kuula, siis ma tean, et üks inimene ikka kuulab, mu ema. Tema alati kuulab ja vaatab mu videosi. Tegelikult ma tean, et Mark kuulab ka. Aga nüüd mul lähedastest rääkides, ma arvan, et kõik mu lähedased inimesed teavad, et ma tunnen ennast nii palju paremini, kui mu ümbruskond on puhas. Nagu ma lihtsalt ei suuda mõelda, rääkida, olla produktiivne, olla heas tujus, kui mu kodu on täiega sassis ja must. Ja ma ei tea, mis teema sellega ausalt öeldes on, sest et mu ema rääkis, ma mäletan, et kui ma väike olin, siis ma ei kannatanud absoluutselt seda, kui mu käed olid mustad, nagu kleepusid või midagi, ja see on siiamaani. Ja ma ikka veel nagu, ma arvan, et see algas juba sellest, et ma siis ka ei kannatanud mustust. Ja vahepeal on see koristamine täiega lihtne, aga vahepeal, ma ei tea, elul on kuidagi nii kiire, ma kogu aeg käin igalt poolt nagu ühest kohast teise, siis ma kuidagi ei jõua selle koristamiseni, aga lõpuks, kui ma jõuan, siis ma mõtlen, et vau, peaks seda tihedamini tegema nagu põhjalikult niimoodi, et iga õhtu enne kui ma magama lähen, siis ma koristan kõik ära. Vahet pole, aga ma koristan kõik ära, sest et kui me iga õhtu koristame või iga hommik koristame, siis me koristame nii-öelda nullseisu selle ju. Ja siinkohal tegelikult ma mõtlesingi, et ma annan 6 erinevat nõuannet, kuidas hoida oma kodu korras, sest et ma olen kuulnud, ma olen näiteks Facebookis sellest koristusgrupist näinud, et inimesed täiega näevad vaeva, et hoida oma kodu korras. Nii et mina kui koristamise, võiks öelda, et fanaatik, annan teile paar nõuannet, kuidas seda teha. Ja ma arvan, et ka korras ja puhas kodu on väga naiselik. See on minu arust see lisab nii palju meie naiselikkusele juurde, kui meie kodu on puhas ja meie oleme puhtad. Vot. Mu 20 minuti timer sai läbi ja nagu te nägite, ma ei jõudnud mitte kuskile sellega. Nii et ma arvan, et ma panen veel ühe 20 minuti ja ma proovin selle ülejäänud 20 minutiga saada kõik ülejäänud asjad tehtud. Aga ma ei tea, kas me jõuame. Aga ma proovin, nii et vaatame. Let's go! Okei, esiteks, korista iga päev. See võtab aega ja harjumist, aga nagu ma enne ütlesin, see vähendab suurpuhastuse vajadust. Või noh, ma enne ei öelnud seda. Aga kui me koristame iga päev, siis me lõpus, oota, kas ma ütlesin seda ikka või? Siis see lõpus igal juhul, et nädala lõpus me ei pea tegema mingit meeletut suurt mitmetunnist koristust, kui me oleme iga päev natukene enda järgi ära koristanud. Teiseks, kui ma lähen elutoast näiteks kööki või magamistuppa, siis ma võtan asju kaasa, ehk siis ma ei kõnni kunagi tühjade kätega. See on väga ebaproduktiivne. Ja ma üritan vähemalt seda nagu Sollile ka õpetada, seda, et kui ta läheb kuskilt, et ta võtaks oma asju kaasa, et ta viiks neid õigesse kohta, sest et väiksemas korteris oli see nii palju lihtsam, aga siin üle 100 ruuduses korteris, nagu ma lihtsalt pean kogu aeg endale meelde tuletama ja hoidma seda distsipliini nii endaga kui ka oma perega, kui me ei pea meeles ega võta neid vajalikke samme, et hoida korterit puhtana, siis me lihtsalt elame suures seapesas kogu aeg, sest et mina üksinda ei suuda mitme inimese järelt koristada. Ehk siis sellega tuleb kaasa 3. punkt, kõik kodus aitavad. Näiteks Sollil on ülesanne, et tema viib prügi välja. Tema ise tahtis seda ülesannet ja mul ei ole mitte midagi selle vastu, sest et ma ilmselgelt ise ei taha prügi välja viia. Nüüd 4. punkt. Ma arvan, et väga suur segaduse tekitaja on söögi tegemine. Nõud, pakendid, toitu läheb kukub kuskile põrandale, läheb kapi peale, mida iganes. Segadus juhtub. Ja siinkohal on minu arust väga oluline koristada kohe. Nagu panna need pakendid prügikasti, panna need nõud kraanikaussi, teha lapiga, kui sul tekib mingi hetk. Taaskordne timer sai läbi. Aga jällegi, mul on vaja juurde panna, sest et ma ei ole isegi vannituba alustanud ja mis ma avastasin. Ma tegin pesumasinale seda sügavpuhastust, nagu trumlipuhastust, mida iganes see on. Ja siia tuli igale poole vett.
nii et see on tore. Aga alustame. Viiendaks, üks suur probleem, mis mina näen vähemalt, et inimestel on see, et neil on liiga palju asju. Inimestel ei ole üldse nii palju asju vaja. Ja see segadus on nii lihtne tulema, kui sul on meeletult palju asju. Lastel ei ole vaja mingit miljoneid riideid, sinul ei ole vaja miljoneid riideid, nagu mingit sükest pudi-padi ja asju, mida te reaalselt ei kasuta, neid ei ole vaja. Nii et anna need ära, müü need maha, sa saad veel kasumit sellelt, kui sa need asjad maha müüd või ära annad, sa teed kellelegi teisele head meelt, sest et nemad äkki reaalselt kasutavad neid asju. Nii et tee üks väga suur puhastus, kevadine suur puhastus, vot. Ja 6. ma küll ütlesin, et igapäevane koristus on oluline ja see ongi oluline, seda peakski tegema. Aga oluline on ka see, et võtta üks päev nädalas, kus sa pesed põrandad, vahetad voodipesu ja teed WC korda. Need on nii olulised asjad, mida teha iganädalaselt. Nii et kui sa neid kõiki asju teed, siis sina, su pere ja külalised tunnevad ennast nii palju paremini. Ma loodan. Wow, ma just lõpetasin oma voice-over editimise ja ma avastasin, et mul on siin natukene tühja ruumi lõpus, nii et ma lihtsalt täidan selle mingi jutuga. Aga rääkides sellest voice-overist, siis te kindlasti panite tähele mu täieliku brain freeze, kus ma ütlesin, et kui me iga päev koristame, et siis me nädala lõpus ei pea suurt puhastust tegema. Ma ei tea, mis mul seal juhtus. Ja ausalt öeldes ma arvan, et see lisab sellele voice-overile ainult vürtsi juurde. See teeb seda huvitavamaks. Ja seal on mina räägingi niimoodi. Ma ütlen mingi lause ja siis 3 lauset hiljem mul on täiesti meelest ära läinud, mis ma ütlesin. Okei, asi pole tegelikult nii hull ka vahepeal, kui ma väsinud olen. Praegu ma olen väsinud näiteks, nagu siin videos. Kell on 23.15 ja ma lõpetasin alles praegu. Aga ma praegu reaalselt tunnen, võtan teid natuke lähemale. Ma praegu reaalselt tunnen, et ma lõpetasin ka, mitte et mul jäi midagi pooleli. Ma loodan, et sa said vähemalt palju inspiratsiooni, et minna ka oma kodu koristama. Aitäh, et minuga selle õhtu koos veetsid ja näeme juba varsti.